Allar Roosileht, kas sa kakelda oskad? Ei oska. Ma ei ole kakleja vend. Relvaluba on? On olnud, jah. Ma just seda mõtlen, et kuidas 90-ndatel oli üldse võimalik diskorina töötada niimoodi, et sa ei oska kakelda, et sul ei ole relvaluba või et sul ei ole turvameest kõrval. Mul oli see oli minuga kaasas. Aju oli kaasas. Ja see oli minuga kaasas. Ja kõik probleemid õnnestus nende vahenditega lahendada. Ka kõige relvaohtlikumad probleemid õnnestus lahendada väga lihtsate vahenditega. Pea mõtles ja suu rääkis. Just nii. Aga sul oli siis ikka selliseid situatsioone, et tuli mingi sellise telliskivi kujulise lõuajoone ja soenguga poiss tuli ja ütles, et oota, sina oled sa turvamees oled või? Noh, võta mind kinni mees. No. Ma tundsin neid väga paljusid selles mõttes, et nemad tundsid mind, mina tundsin neid. Ja see on nii nagu see metsikulääne reegel, et kui klaverimängijat keegi puutub, siis järgmisel korral klaver ei mängi. Aga noh, meil probleemi ei olnud. On olnud niisuguseid teravaid situatsioone, need on kõik lahenenud. Relvaähvardust praktiliselt ei ole olnud. Oda, enamike inimeste elus ei ole relvaähvardust üldse olnud, sinul praktiliselt ei ole olnud, mida see tähendab? Mul praktiliselt ei ole olnud, sest mingisuguse mulaažiga on ükskord vehitud diskol, et pane järgmine lugu või midagi. Muide, mul on siin kirjas praegu küsimus, et tihti toona pidudel astus juurde härra, eks ole, surus noa vastu rinde, ütles, et nüüd mängi Hoveri-Koverit mees. No oli jah, seal nõudmisi, et nüüd, kus minu lugu on ja niisuguseid asju, aga need kõik lahenesid. No see ei ole isegi põhjust rääkida sellest, et 90-ndatel kõik olenes sellest, milline oli sinu intelligentsus psühholoogiliselt õigesti läheneda asjadele. Oligi kõik, aga seal polnudki muud. Ja no sina olid ju, sul oli 10 aastat staaži õpetaja, eks ole, sa oskasid ju erinevate kaakidega ringi käia küll. Sain, mul olid suurepärased õppejõud psühholoogia alal, ma olin kõik need kursused läbi käinud, ma olin läbi käinud õpetamismetoodika kursused, kõik emakeele õpetamised ja mul oli see teave oli olemas. No anna meile selline nõuanne, et kui on selline terav situatsioon, et ongi nüüd niisugune, tuleb inimene ilmselge huviga tüli norinud. Kuidas sa lahendad seda, kuidas sa maha rahustad? No vaat see oleneb kõik tülinorijast, kui see juhtub sinuga Brasiilias, kus on keelebarjäär ja kõik muud asjad kuskil välismaal. Mul on olnud õnne mitte sattuda selliste tegelaste kätte. Aga vahel päästavad kiired jalad, vahel on, sa pead ise mõtlema, mida sa selles olukorras teed. Et kuidas sa selle lahendad. See oleneb kõik sellest, kus sind rünnatakse, mis kell sind rünnatakse juhul, kui õnneks mul ei ole neid kogemusi jagada, et kuidas seal hakkama saada. Kiiretele jalgadele lootma ei ole pidanud? Ei ole pidanud ja me oleme rääkinud isegi omal ajal, kui sai kooli ajal plaate vahetatud, et kui mõni tuleb neid plaate ära võtma, et siis kellel on kõige kiiremad jalad, kelle kätte anda plaadid ja kes võtab selle paki ja jookseb sellega minema. Et oli lepitud. Estonia ees saad kellegagi kokku vahetad plaate, aga et kui keegi teeb, ütleb, et nüüd need on minu plaadid, siis see oli lihtsalt räägitud, aga ka seal ei juhtunud midagi. Okei, räägime 90-ndast edasi. Täpselt 30 aastat tagasi. Aastal 95 oli sinu laulud Turvamees. Absoluutne hitt. See oli edetabeleis kelle kõigiga koos. Videotest ma mäletan oli see 7 vapra video, eks ole, kus olid siis üleni mustas, nagu toona moes oli selline kõrge kaelusega niisugune pullover, niisugune jäme kuldkett. See kuldkett sul veel ümber kaela läheb? Läheb, see on see sama. See on see sama? Jaa, ta nii jäme ei olegi, ta on lihtsalt selline liistakatest kokku pandud, see on autori keti, Evgeni Kampus on selle keti autor. Nii. Ja tema pani neid kette kokku paadis kala püüdes. Ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, aga juveliiritöö paadis. Juveliiritöö ja ta pani neid kette kokku nii-öelda siis, kui ootas kala näkkamist. Ja nüüd alles hiljaaegu aastad või paar tagasi, siis ma käisin tema Kullasepa äris ja me saime koos pilti teha ja ma ütlesin, näed, sinu kett on mul endiselt kaelas, nii et see on kunstiteos. Ja see on ühtlasi ka autori kett selles mõttes, et ainulaadne. Ta ei ole Bismarck, ta ei ole üks, teine ega kolmas, vaid ta on just Evgeni Kampuse autori kett. Sa kannad seda igapäevaselt? Praktiliselt küll, ja see on jäänud niisuguseks talismaniks, mida ma väga armastan. Aga kui ma lähen randa või ujuma, siis ma tavaliselt seda kaela ei pane, sest ikka on rabelemist ja jumal teab mis. Et ta mul ei ole kogu aeg kaelas hommikust õhtuni, aga ma kannan seda väga hea meelega. Auga.
no 90-ndad olid selles mõttes müstiline aeg ja see 30 aasta tagune aeg, kus olid edetabelis täpselt, eks ole, 95 aasta algus. Vaatasin, mis lood seal veel kõik olid. Taevas alasta, Tiiu Nukuke. No ikka. Mihkel Raud oma Annabeliga, eks ole. Tuberkuloitidi Põhjamaneid. Isegi Lilleke Rohus, vennaskonna disko, Pilleriin. Tean väga täpselt, esimene Eesti hitt ja mina olin teise Eesti hiti peal oma Turvamehe looga. Ja selle Turvamehe laulu jaoks anti mulle luba seda tõlkida. Selleks sain ma faksi, sinna saadeti kõik see tõlge selle loo sõnadega. Ütle meile see autor ka nüüd ära. Autoreid on umbes 8. Nende hulgas on Toto Cutugno, nende hulgas on paar Belgia heliloojat, kes on seda ümber teinud. Toto Cutugno Aafrika lugu oli ta päris algselt ja see Lette Indian juba maailma versioonis sündis hiljem. Nii et 75 laulis selle kuulsaks Joe Dassin ja maailmas on väga vähe rahvaid, kelle keeles seda lugu tehtud ei ole, sest see on niivõrd populaarne. 70-ndatel Danny Soomes laulis Kuusamo. Seal, kus on turvamees, tema laulis Kuusamo, nüüd tule jälle Kuusamo. Ja see oli ka mega hitt. Ja siis ma teadsin, läksin Heini juurde, ütlesin, kuule, teeme selle loo. Ma katsun ikka sõnad valmis saada. Heini parasjagu salvestas Hing ja Iha, rock-ooperit Eesti raadios, tal olid keelpillid seal, keelpillirühm ja kõike seda sai kasutada ühel vabal hetkel. Nad tegid sellele põhja, Anneli Tõevere laulis selle sisse. Maailmast kaugelt autoriorganisatsioonist sain ma loa seda tõlkida. Teinekord antakse luba tõlkida, aga sa pead nimetama kõik originaal, tegelased ära, ka selle, kes on sõnad kirjutanud ja oma nime sinna panna ei tohi. Need on eraldi reeglid. Mina sain loa oma nime sinna panna. Nii et ja no sa ei tõlkinud ju ka, eks ole vist? No ma olen selle tõlkinud. Ma lõin uued sõnad ja nad ütlesid ka selles loa kirjas, et väga huvitav mõnus hääl, aga täiesti enneolematu tekst selle nii-öelda vananaiste suve armastusloo kohta. Turvamees. No jah, vaata tollal oli ju 90-ndatel oli maailm oli järsku avanes. Eesti televisiooni, öötelevisiooni ilmusid paljad alastikehad. Need ilmusid 6-7 aastat varem. No kuidas võtta, aga see oli see aeg. 95, eks ole, no siis hakati juba neid refi reklaamidest nagu juba kergelt nagu eemale võtta, kui ära võtma. Aga me oleme elanud seda aega ja see Turvamehe lugu sündiski sellest, et väga paljud Eesti mehed olid turvamehed. Teenisid oma palga sellega. Ja tänase päevani mulle tulevad inimesed ütlema, et tead, ma olen ka turvamees, et see on nagu minu lugu. Ja palun väga, no las ta olla siis ühe ameti lugu, ega see on väärt amet. Sa pead ka lahendama igasuguseid olukordi, eks ole, ööklubides igal pool. Sul on endal turvameestega pigem positiivsed kogemused. Ikka, ja kui sa midagi välja kutsuvat ei tee ja lolli ei mängi, siis on sul muidugi meeldivad kogemused. Kui sa otseselt ülinorima ei lähe, kui sa lähed pahandust otsima, mul on ka paar sellist tuttavat, võtame õhtu sissejuhatuseks 4-5 õlut ära ja siis lähme linna peale seiklusi otsima. Ja kui sa selle plaaniga juba lähed, küll sa leiad? No mul ei ole seda plaani, ma ei ole kakleja vend ja ma ei ole huvitatud sellest. Aga sa turvamehest ei ole nüüd mõelnud, et teha välja see või teha selline eks ole, diskoversioon on ta niikuinii, aga teha selline sümfooniline versioon ja võib-olla kantriversioon ja lasta selline, ma ei tea, vinüülkogumik eriversioonidega. Punkversioon, bossa nova. Kusjuures mul Euroopakas praegu kõrvus kõvisab. Igast laulust saab teha mis iganes stiilis versiooni. Olenevalt sellest, mis seda lugu esitades, mis sa selga võid ka panna kõike. Saad sellest teha mingisuguse Rio de Janeiro karnevali versiooni ja nii edasi ja nii edasi. Las ta nüüd olla praegu. Ma olen väga rahul sellega ja see originaalina on tal kindlasti palju kõige rohkem nii-öelda huvilisi olnud. Ma olen aru saanud, sa oled selle ikkagi nagu plaadi peale raiunud ja teisel pool on nii. Meil on, kui nüüd keegi aru ei saanud, siis meil on kohver põõsas või õigemini. Kohver põõsas. Näita seda. No näed. Plaat on ise selline ilus. Oota, ära sa võid seda laua peal. Ja see on vinüül nüüd? See on nüüd vinüül, jah. Ja teisel pool on siis instrumentaalversioon ja siin on see pilt peal, kus Viktor Burkivski
oli see, kes pildistas meid tookord. Nimelt ma ütlesin raadiosaates maha, et kõik, kes tulevad kell 1 homme Eesti Televisiooni mustas ülikonnas ja mustade prillidega, saavad otse stuudiosse. Ma olin kell 1 maja ees ja siis hakkas taksodega inimesi tulema. Nii nad tulid ja nii me läksime ja nii me tegime. Kui seda reklaamides näita kaamerasse ka ikka korralikult. Just. Ja nüüd on ta singlina väljas ja need on nummerdatud eksemplarid, need on ainult 500 eksemplari, minu käest saab neid. Ja ma ei hakka siin seda tagasi panema. Ei hakka seda praegu grammofoni peale panema, aga teisel pool on instrumentaalversioon. Ise mängisid kõik pillid sisse? Ei. Heini Vaikmaa tegi ju seade ja ma ütlen, keelpillirühm originaal, sisuliselt orkester mängis sisse, Anneli Tõevere laulis. Sa laulad, eks ole, viisi sa pead, ma saan aru? Ikka pean, ma olen kooris laulnud ja Tallinna üliõpilas segakooris ja reaalkooli kooris omal ajal kooli ajal. Pilli ka mängid? Kitarri, klaverit natuke nii. Vähehaaval. Kitarriga suudan laulda ja ennast saata. Ülikooli ajal oli kitarr, oli pill, mis meid ühistel pidudel, ühistel laulmistel väga tihti aitas ja mängisin ja laulsin. Ja. No niisugune klassikaline, eks ole, lõkkääres suusutame vorstikest. Just, jah. Ja ilusamad kursaajad istusid sinu kõrval ikka, ma eelan, või pillimehe kõrval ikka. No muidugi, miks sa kahtled selles? Ei, ma igaks juhust tahtsin kuulda, et ikka maailm töötab ja töötas. Kui sa oled DJ või kui sa oled luuletaja või ma olen luuletaja isegi kunagi olnud kooli ajal. Tean, ma tutvusin materjalile. Et selles mõttes, kui sa kuidagi silma paistad ja... Aga see eeldas seda, ega see ei olnud siis tehtud sellepärast, et ilusat tüdrukuid enda kõrvale meelitada. Mille pärast siis? Ma ei oska öelda, mingisugune edevus minus pidi olema ilmselt, kuigi esimeste esinemiste ajal ma olin väga krampis ja ei osanud kuidagi olla, aga ma sain sellest üle ja ma läksin sinna teadlikult, et ma teadsin, et kui on enne esinemist pabistad, siis see on asi, millega sa harjud ära ja midagi ei juhtu. Ja nüüd on niimoodi, et ma võin tulla autost välja, mulle antakse mikker kätte ja ma kohe räägin ka inimestega, et seda on küll ja küll olnud. Raadio on teadupärast selline kiire, hästi kiiresti vaja minna. Tele, siis sa pead vaatama, kuidas sul soenkas on ja kas lips on otse ja nii edasi. Kas püksid on jalas? No jah, tavaliselt on. Aga raadios põhimõtteliselt ei ole vaja? No ei ole vaja, jah. Kuule, räägi nendest 90-ndatest veel. See ikka vastavad tõele need legendid, kuidas 500 krooniseid veeti kilekottidega ja muusikaäris ja sellisest pidudel ja noored naised olid hullunud. No meil on ikka väga toredaid pidusid olnud, aga ma ei tahaks öelda, et kuidagi on nüüd kedagi ära kasutatud või kuidagi, noored said kokku, oli lõbus, oli pidu, oli igasuguseid asju, et loomulikult, 90-ndatel oli vabadus selles mõttes, et sa võisid alati igasuguseid asju teha ja keegi eriti ei sekkunud. No too meile sellest igasugusest asjast mõni näide. Pärast diskot on ujuma sõidetud Piritale kuskil südaöösel näiteks. Täiesti suvalise kambaga? Suure kambaga ja terve autotäis rahvast peal ja käidud ujumas ja rannas lambaadat tantsitud ja nii edasi. Niisugused lõbusad seigad muidugi on olnud elus. Normaalne pidu ju tegelikult. Ei midagi erilist. Jah, et pidu kandub üle diskolt, aga sellega ma olin nii väga harjunud, et ütleme näiteks kas või Pärnus Margus Turu kontoris seal Vallikäärus oli ju ka niimoodi, et kui jõudsid tund aega varem kohale enne pidu, siis oli juba linnapea vastuvõtt juba käis, oli esimene pits välja valatud, kas ta selle ära jõi, ei ole teada, aga siis see pidu algas seal nii-öelda tagaruumides, pidu kandus üles lavale, seal tehti kõik etendus ära, Mihkel Smeljanski sõnad, andke hagu, ühtegi vahet ei tohi olla, kõik läks tempokalt, kõik läks ilusti ja pärast seda kogu see püha perekond, kes oli kogunenud, rändas mööda linna diskoteeke laiali. No siis mindi, siis tehti igasugust trianglit seal. Praegu on kõik inimesed, kes on kirjutama õppinud enam-vähem ja ka need, kes ei ole veel õppinud, oma raamatu välja lasknud või välja andnud. Sul ei ole sellist mõtet, et ma kujutan ette, sul oleks nendest 90-ndatest rääkida nii, et luu paistab.
ma ei tunne, et ma oleksin ühele raamatule hea peategelane, sest väga palju on niisuguseid, no vaat need erapeod, mis on niisugused haruldased, nad on ikkagi intiimsed peod, kellegi pulmad või mis õigusega ma tirin selle seltskonna avalikkuse ette. No, sa ei pea erapidusid ja pulmasid, eks ole. No ei pea, sest on olnud staadioneid ja on olnud sõidetud ringi ja Venemaal on tehtud diskot ja kus iganes. Viimati nüüd, kui oli üks lahe koosviibimine Tuljakus. Nii. Tuletasin meelde, et aasta 1980 purje regati avabankett peeti just nimelt Tuljakus. Seal olid siis kõik kohal, Arnold Kreen pidas pika kõne sissejuhatuseks, tohutu Rootsi laud. See oli niisugune aeg, kui nõuti, et mingisugune osa peab olema nõukogude muusikat, siis kas peab panema nõukogude? Sina olid diskor seal? Ma olin diskor nurgas, lihtsalt üks kõlar, ma ei rääkinud midagi. Öeldi, lihtsalt pane muusikat, pane taustmuusikat, kas protsenti peab jälgima? Ei, mingit protsenti. Pani tampa peale ja mängid seda, mis sobib sellesse ruumi. Mängisin, kõik oli hästi, sain oma õhtutasu kätte ilmselt aga tore, äge üritus oli selles mõttes, et kogu seal väga palju, seal öeldi ju valendab üksik puri, et paljud riigid ju loobusid tulemusest, aga praktiliselt niisugune korraldajate ja olümpia organiseerijate seltskond oli kõik siis selle lavabanketil ja mul oli au seal mängida muusikat. Aga veel kord, sa ei pea seal raamatus, eks ole ju kirjeldama erapidusid. Vlassov andis Kuldsest Triost, eks ole, raamatu välja, Gerdo Kordemets, kui ma õigesti mäletan, kirjutad selle kokku. Ma arvasin ka enne seda, et ma olen paar korda elus pidu pidanud ja võib-olla isegi mõned kannukesed õlut joonud. Lugesin selle raamatu läbi, ma sain aru, et ma ei ole mitte midagi teinud. Ma tegelikult ei ole midagi teinud. Nende elu oli, neil oli neid õhtuid oli palju, minul oli ka väga palju. Ühel hetkel mul oli 200 erinevat pidu aastas. Rohkem kui üle päeva, tihedamalt kui üle päeva. Isegi mitte nii, sest esmaspäeviti vaevalt. Aga oli nädalalõppe, kus oli 3 pidu. Oli hommikul laste disko, siis oli Liivi Laht, kus tuli 2 pidu korraga teha. See oli siis selline peolaev? See oli peolaev. Seisis Linnahalli kai juures, me kutsusime Lõbu, Lusti ja Lembelaev, Liivi Laht, kõik L-tähega sõnad. Lõbu, Lusti ja Lembelaev. Ma praegu üritasin neid sõnu nagu asendada selliste sünonüümidega. Mõte läks rändama. Okei, aga igal juhul seal oli 2 pidu järjest, kell 7 väljumine ja kella 10 väljumine. Ja siis tuli öösel tagasi, nii et seal oli 2 erinevat seltskonda, üks seltskond läks maha, järgmise öine seltskond tuli peale ja see oli teine pidu. See oli nagu eraldi publik, eks ole, aga tuli tõesti 200 üritust aastas ja see oli liig, mis liig. Ei tohi niimoodi teha. Kas järele magada saab? Kas on võimalik ennast välja magada? Vaat see oligi probleem, et pigem siis leiad mingisuguseid võimalusi, mis ei sobi tegelikult selle asjaga kokku, kas või kui sa oled väga pikalt olnud üleval, siis sa ei jää ka veel magama ja siis sa tahad võtta ühe klaasi veini. Adrenaliin on lihtsalt niimoodi sees. Jah, see hoog on veel sees ja siis sa oled seal vähkred seal voodis ja siis, kui sa selle veini oled ära võtnud, siis tekib järgmisel hommikul on selle ärkamisega raskem aga sa pead olema jälle joones ja kui sul on pere ja lapsed ja see oli liig, mis liig minu jaoks, et seda ma kahetsen küll, et ei osanud ei öelda tookord. Üks asi on see, et ei oska ei öelda, teine asi on see, kui sa oled ikkagi selline 30-ndates, siis sa veel pisut lapsed või laste sünd seda, et ma olen surematu, seda suhtumist tõmbavad alla, aga ikkagi 30-ndates, kui sulle tundub, et ikka sul on veel jõudu ja jaksu, siis ja olgem ausad, ega raha on ju ka tore saada. Muidugi. See raha võimaldas ikka käia ringi, sõita ringi mööda maailma, käia Kariibi mere saartel, Barbados, Trinidad, Tobago. Juba 90-ndatel. Ja Kuubal tegime diskot Palmi all koos Jüri Makaroviga. Palmi all tähendas seda, et oli restorani tagasaal, oli vabaõhusaal
seal kasvas suur palm ja meie diskopult toetus ühe nurgaga vastu seda ja Pinar del Rio provintsis me tegime kõik õhtud, pakkusime inimestele väga lõbusat tantsumuusikat ja kõik need lood, mis me olime kaasa võtnud siin, Gibson Brothersi Kuuba ja euroopalikud Kuubale suunatud lood, nad ei teadnud endast midagi. Aga mida nad teadsid, Madonna La Isla Bonita oli nende jaoks ilus saar. Nimi laulul. See oli nende jaoks nagu rahvalaul. Ja siis olid seal need väiksed Michael Jacksonid, kes Jacksoni muusika peale, siis oli seal 10 Michael Jacksonit meil lava ees või selle diskopuldi ees. Palju rahvast ei olnud, 30-50 inimest, aga saal oli, ütleme siis see palmialune õu oli rahvast täis ja pidu oli äge. Kuidas te siin üldse sattusite vaevalt, et see kohalik baari omanik helistas Eestisse kuhugi, ma ei tea, Raadio 2 või kuhu iganes? See oli tegelikult... Seal oli poliitiline delegatsioon ja seal oli siis kultuuridelegatsioon, kes läksid Kuubale näitama, ühesõnaga nõukogude korda propageerima, midagi niisugust. See oli veel siis ühesõnaga... Nõukogude aeg. Ja. Okay. Ja meie olime kultuuridelegatsioonis ja seal oli Marju Länik meiega, nii et Moskvas olid proovid. Kõige naljakam oli see, et me panime selle kola peale, kola panime peale rongi peale siin Tallinnas, raudteejaamas seal taga on mingisugune kaubajaam. Tõesti, lükati lihtsalt konveieriga sisse ja me jõudsime Kuubale, Pinar del Riole, mingisugune 9 või 12 tundi olime lennanud, vahepeal maandunud Kanadas Newfoundlandi saarel ja Shannonis Iirimaal ja siis ühel hetkel olime me seal restoranis ja seal oli see nurgas meie kõlarid. Et kuidas nad sinna jõudsid, see oli muinasjutt. Pärast pakkisime kokku, panime nurka tagasi ja pärast sai siis Tallinnasse tagasi toodud kõik. Ütle mulle, mis teeb ühest loost hiti? Võta see sama Tommy Cashi Espresso Macchiato näide. Mina ei osanud seda hitiks hinnata, kui ma kuulsin sellest demoversiooni, niisugust algset versiooni. Ma ei osanud seda hitiks hinnata. Aga praegu, kuidas tundub kõrvale? Praegu see on ülikõva hitt ja eile minu lapselaps, 3-aastane, laulis Espresso Macchiatot ja palus korduvalt seda lugu veel panna. Isa pani seda arvutist ja vanaisaga kõik koos tantsisime. Nii et just lapsed tunnevad selle laulu, millal sulle lugu meeldima hakkab, see on läinud see piir üha madalamale, üha nooremaks. Praegu on sisuliselt, ja vaata, kui lapsed vaatavad Eurovisiooni, nad ütlevad, kuule, isa ja ema, teie peate ka helistama sinna. Et selles mõttes pere töötab oma lapse heaks ju alati, kõikides asjades. Ja nii ongi, et selle võivad valida välja tegelikult alaealised, päris pisikesed lapsed, kellele see lugu meeldib. Vaata, selle looga on niimoodi, nii nagu on Banksy näiteks kunstnikuna. Kui tõsised kunstnikud vaatavad Banksy loomingut, nad ütlevad, kuule, aga seal ühtegi originaalteost ei ole, kõik on solgitud kellegi teise asjad. Aga kui ta loob sellest omaette sündmuse. Ma käisin Katalaani vaatamas nüüd seal Rootsis. Meil on mõlemal sellised särgid praegu juhuslikult seljas, mis on ka nagu 2 teose erinevad... Kõik arvavad, et see on Ensemble Queen, aga vaadake täpsemalt, tegelikult ei ole. Ma tegin selle Hispaaniast ja seal olid siis Queens, kuningannad. Pildi all, niisugune... legendaarne teise Queeni heliplaadi kaanepilt ja siis Bohemian Rhapsody videos, kus nad 4 on. Et lavastus on sama, aga mulle meeldivad väga niisugused asjad, mis on kiiksuga, mis on teistmoodi. Nii nagu Turvamehe lugu, kõigil oli armastuslaul, mul oli Turvamehe lugu. Ma teen selle kiiksu ise, kui seda seal ei ole. Et see peab olema see lugu, mis hitiks läheb, see peab olema sündmus. See peab olema midagi niisugust, mille esitamine on haruldane. Ja me nägime, et Tommy Cash seda väga hästi suutis. Kuigi, eks ole, puhtalt, kui sa oleks klappides stuudios kuulanud seda esimest versiooni, eks ole, sinu poole sajandi vilumusega diskori kõrv ei oleks öelnud. No ei oleks öelnud, sest Tommy Cashi häält ma ei oleks ära tundnud. Ja kui ma oleks teanud, kui keegi oleks ütelnud, et see on Tommy Cash, siis ma tean. Ma oleks kindlasti öelnud, et ja. Et ta teeb selle ära, eks ole. Ma veel ei tea, kuidas, aga ta teeb. Kui seda teeb üks vend, kes Paides on tulnud just pubist ja laulab midagi, mida ta seal kuulis. Võtsin klaasi õlut, millest tahes võib ju laulu teha. Et siis ma ei usu sellesse loosse mitte iialgi. Kõik oleneb sellest suhtumisest. Tänapäeval on ju see hiti sünd on seotud teinekord õiges kohas, õige asja mängimisega.
või sinna juurde kuuluva põneva videoga või noh, laul ei ole enam ammu laul ise, vaid ta on kõik seda ümbritsev, kogu see ümberpilt. See on nagu teos. On sul sellest natukene kahju ka, et laul ei ole enam päris laul ise või vastupidi see, et seal ümber on mingisugune disko, tsirkus, viled, tuled, kellukesed, vimplid? No ma olen ju ise selle asjaga, noh, täpselt seesama Queensi särk, seal peabki olema midagi niisugust, mis on teistmoodi, siis ta äratab tähelepanu. Ma ise armastan ka, mulle meeldivad ka need lood. Teinekord on nii, et on noh, mingisugune, sa võid ise rääkida mingisuguse plaadi või asja väga suureks, kui sa tead, mis selle plaadi taga tegelikult on või kuidas ta on sündinud. Et väga palju, noh, antiigimüüjad teavad väga hästi seda, et kui on mingisugune vana kapp, lihtsalt niisugune prügikasti kapp. Aga kui sa tead, et ta oli Louis selle ja selle ajal, vaat seal ruumis, tema magamistoas ja sealt hakkab see asi rullima, no siis on hoopis teine tera. Nii on. Sa oma antiigipoe avamise plaaniga oled jõudnud realiseerimiseni? Ei ole. Aga minu antiigipood on minu internetilehekülg. Seal on kõik igasuguseid väga põnevaid asju leida, jah. Vint, värk ja müük on selle lehe nimi. Allan Roosi lehe Vint, värk ja müük, et mõeldud sõnast vintage, lühend, igasugused naljakad värgid. Seal on plaate, seal on kõiki asju ja seal on ka filme, mis on legendid Oscaritega pärjatud vanu filme, mida sa saad. No ühesõnaga selline retro mind väga tõmbab, see on väga lahe. Praegu vaatan just, et pöördutatakse tagasi just selle 70ndate juurde. Portugalis tohutu suur plaadihall, kus müüakse plaate, kõige kallimad plaadid. Queen, Led Zeppelin. Kuni 60 eurot plaat. Aga Donna Summer 7 eurot plaat. Aga sellist, et sul ongi selline väikene niisugune toakene, kus on siis maast laeni on plaadid ja siis sa lähed ja teed selle, ma ei tea, noh, on 4 päeval nädalas on lahti, eks ole, lähed kolmapäeva hommikul, keerad lahti, istud maha, teed endale kohvikese, paneb mõnusa mussi peale, tuleb keegi klient, ajataga toredasti juttu. Saab. Ja. Teed ära siukse asja? Teen muidugi, jah. Millal avamine on? Eks näis, vaatame. Siin on, ma olen teinud ju selliseid asju küll. Selles mõttes, et on olnud Mähe kohvikute päevad, Mähel on mul... No see on üks päev, eks ole? No see on üks päev, jah, aga ma olen sinna pannud ka oma plaadiriiuli välja, teinud sellele reklaami ja nüüd on 12. aprillil toimub Buduaari suur laat ja ma olen oma plaatidega väljas vähemalt 3 lauatäit, mitte lihtsalt plaate, vaid lugusid. Ma lasen pärast reklaami osakonnal sulle arve saata. See on juba 3. asi, mida sa reklaamid. Soo, jaa. Palju on vaja? Ei lasta praegu öelda. Okei. Oled sa nüüd lõpuks puhkama õppinud? Jaa. Räägi mulle pensionäri toredast elust. 65 oled täis, pension tiksub peale. Jaa. Nii, räägi mulle pensionäri toredast elust. No tore elu on see, et sotsiaalosakonnast varsti hakatakse mulle helistama, küsitakse elusolemistõendit, sest minu ema käest juba küsitakse. Ja täna me just vestlesime emaga sellel teemal, et ma pean ta viima sotsiaalosakonda näitama, et ta on elus. Ja ma mõtlesin, ma siis näitan ennast ka, et teate, mina olen ka elus, et te võite näpistada isegi. Räägi nüüd lahti, mis värk on. See on nagu Jaapanis ma olen kuulnud, et ei teatata kohalikule siis sotsiaalosakonnale, et memmeken on ära surnud, memmeken on kuhugi pandud lae alla kuivama, et just nimelt, et see pensioniraha tiksub peale vaikselt. Ja ma ei tea, mis vanusest see siis on, aga tema sai selle kohta teate, mulle seda veel ei saadetud seda teadet, aga no kõik võib juhtuda, ega keegi ei tea. Ongi see, et tulge kohale näidake, et te olete päris inimene. Ja või saatke siis või Skype'i vahendusel andke teada või. Et see oli, noh, see on meie bürokraatia vabas jutumärkides. Ühiskonnas isegi arusaadav. Hea küll. Et see selleks, aga mina tunnen ennast. Ja pensionäri elu. Ma tunnen, nagu ma oleksin koolivaheajale läinud koolipoiss. Ainult, et koolivaheaeg kestab elu lõpuni? Jaa. Unistuste koolivaheaeg? See on unistuste koolivaheaeg. Kui ma tahan, ma võtan lennukipileti ja lendan kuskile. Nädalaks 2 kuuks ma võin käia linnu läbi, olla siin ja seal. Mind natuke aidatakse, et ma saaksin need broneeringud, asjad ja hotellid ja kõik. Sa ei viitsi ise sebida? No viitsin küll, ma ei oska kõikide asjadega. Ma vähehaaval harjutan ennast, aga
aga saan juba hakkama, et kui ma olen juba võõras linnas, siis ma saan hakkama internetist sealt mingisuguse piletiga teise linna sõitmiseks, rongipiletid või asjad, noh, Sevillasse sõita sealt Malagast või noh, niisugust asjad ma saan nendega hakkama juba. Aga no alguses muidugi oled käpuli, ei oska midagi teha, ei oska metroogagi sõita, no see kogemus mul kõik on olemas. Aga ühesõnaga ma olen täitsa nagu koolivaheajal koolipoiss, ärkan millal tahan, teen mida tahan, võtan päikest, lähen randa, lähen ujuma. Ma olen terve elu käinud kella peale. Terve elu. No ongi ju õpetaja elu, eks ole, disko no elu. Kell käib, jutt algab. Esimesest klassist alates. Ülikoolist sinna järele. Siis ma olin koolis õpetaja 10 aastat ja esimesse tundi sa ei või hilineda. Muidu sul ei ole selle distsipliiniga meil pärast midagi peale hakata. Sa võid teise mitte jõuda. Isegi. Jah, no ikka tuli midagi ette, eks ole. No ja, aga esimesse tundi sa pead jõudma ja sa pead olema enne õpilasi kohal. Et see oli nagu selline karm reegel, no ja siis raadio. Nii nagu Letterman, legendaarne raadiomees, telemees on öelnud, et kui tuleb lumetorm või kui algab tuumasõda, siis minu saade algab ikka kell 6. Et selles mõttes on raadiotegijana, sa pead arvestama sellega. Et see kell on halastamatu, aga sa rutiin harjub sisse ja sa ei jää kunagi hiljaks. Sul oli üks hea lause selle kohta veel, et mõistus võib veel magada, aga jutt juba käib või kuidas see oli? See on see raadiomehe tekst, et kui raadiomees haarab mikri, noh ütleme, teeb autoukse lahti, antakse talle mikker kätte ja siis ta ütleb, ja nüüd me oleme tuldud siia sellesse kohta, kus minu ümber on, siin on jõeke, siin on üks puu, siin on üks maja ja et jutt juba käib, aga teksti ei ole veel tulnud, et noh, et sul on nii ju see, miks sa seal koha peal oled. Kas on mingi mäng või kutsuda inimesi kokku, aga kui sa sellest suudad juba üle olla, et sa ei pea nii-öelda neid eeltakte sinna panema, mis võivad teinekord kujuneda minuti või 2 minuti pikkuseks, kui sa oled proff, siis ütled, tere selle linna rahvas, kogunege nüüd siia, ma olen kohal. Ja siis algab juba tekst. Sina ei pea endal kuidagi niimoodi stiilis veene üles peksma nüüd, ma nüüd lähen ja olen kuidagi eraldi rõõmus ja reibas. Sa teed hommikul silmad lahti, oledki selline? Jaa, paljud harjutasid oma häält seal küll pudelikorkidega ja kui autoga sõidavad tööle, mul ei olnud kunagi. Ma ei öelnud hommikul ühtegi sõna. Ja üks asi on diktsioon, teine asi on see, et see reipus, see tempo. No kas sa ei saa hommikuprogrammis öelda, et tere hommikust. Kuule, sul kohvi jahtub ära, ma praegu vaatan. Pole hullu. Jutt on niivõrd, vaata raadiomehel juttu jätkub niimoodi, et ta unustab isegi kohvi joomata. Sellest ei ole midagi. Aga jah, see on igal juhul praegu niisugust ilusat aega. Ma sellest unistasin ja nüüd on ta käes ja nüüd ma naudin kõiki päevi. Tahad õhtul vaadata pikemalt filmi, enne oli ju niimoodi, et hommikul kell 5:30 on tõusmine. Järelikult kell 9 minnakse magama. Kui tuleb mõni huvitav film, närid küüsi, aga lähen magama lihtsalt, kõik. Muidu sa ei ole hommikuks virge. Aga hommikuprogrammis alustad. Kui sa, paljud ütlevad, et nende jaoks oligi, hommik algas see, kui Allan Roosileht ütles, tere hommikust, armas rahvas, et kui palju sa pingutad, kas sa oled loomulik või ebaloomulik, aga sa pead olema tujuküllane. Inimene peab saama sellest hommikuprogrammist selle energia kätte, et ta läheb tööle. Ja veel kord sul selle tujuküllasuse endasse kuidagi saamisega ei ole mingeid probleeme, et ongi, läheb mikrofon käima ja sa ei pea selleks kuidagi mingeid harjutusi tegema, sul ongi juba hea tuju, sest sa oled selline. Jah, sest sa oled leidnud sealt üles ajalehed, loed mingit anekdooti või ükskõik mis, et hommikul enne saate tegemist on ju mingisugune eeltöö ka, aga loomulikult ja see on tegelikult tohutu kiht, et sa esimesena saad teada, mis maailmas juhtunud on, võtad need lehed ette. Sina juba tead, teised veel ei tea, aga alustada laedalt, mingisugune raadios on ju omaette termin, missuguse looga sa avad, missugune on avajalugu ja missugune ei ole. Nüüd tehakse need programmid kõik juba profide poolt valmis, et sinna mingisuguse hommikul mingi ballaadiga sa ei alusta, kui see ei ole just eriti romantiline raadio või mingisugune relax raadio. Kui ikka on tarvis inimesed üles äratada, siis paned reipa roki peale ja lähme. Ja ma mäletan, et Barbadosel me olime, ööd päevad segamini
hommikul kell 6, me kukkusime ära mingi kell 8 õhtul magama, ookean kolksus vastu vundamenti, vastu seda ööbimiskohta, kus me seal olime. Hommikul kell 6 ma olin üleval, ma tegin raadio lahti kohaliku Barbadose Caribbean Broadcasting Corporationi. See mürgel, mis seal käis. See oli niisugune mürgel. Juba karneval käib hommikul kell 6. Nad naersid, nad mängisid seda sokat, mis on nii kiire, kõik on nii paigas ja nad vedasid selle asja käima ja see ei olnud kuidagi üle mängitud. No sa võid olla ka, alati on aru saada, kui see on võlts. Oleme nüüd kõik rõõmsad, oleme rõõmsad. No, võt. See ei ole see. See on hoopis teine asi. Et näitleja ei tohi olla võlts ja raadiomees ja no ühegi töö juures. Sa pead seda oskama ja tegema teadma. Ühesõnaga, kui kellelgi on tarvis näha või vaadata või tutvuda elurõõmsa pensionäriga, kes on oma pensionäri saatusega absoluutselt rahul, siis vaatame palun siia, siin ta on. Ma olen ära teeninud selle. Ma olen elus nii palju tööd teinud. Paljud on elus tööd teinud, aga ja selle täiesti samamoodi siiralt ära teeninud, aga no nad ei oska olla niimoodi. Nad ei oska olla rahul sellega. Poeg kinkis mulle raamatu Sure nulliga. Mis see tähendab? Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui sul surres on pangaarvel liiga palju raha, siis see on, kellele sa selle jätad siis või noh, milleks? No pojale jätad, eks ole küll. No mingisuguse koguse muidugi jätad. Aga sellest on olemas terve teadus, terve raamat. On olnud inimesi, kes on elanud ääretult tagasihoidlikult ja siis surres avastatud, et tema kontol on täiesti mega kogus raha. Ja mis kasu on olnud? Ja sellest ei ole kasu, sa ei ole saanud elada. See kõik, mis elu sulle pakub, see on jäänud saamata. See ei vääri seda. Ja teine asi on see, et hoidke oma tervist, et mul üks lemmiklauseid on see, et ükski töö ei kaalu üles sinu tervist. Ükski raha, ükski palk ei kaalu üles sinu tervist. Kui sa tunned, et sul see väga ei meeldi, pakutakse küll head summad, ära tee seda tööd, vaid tee seda, mis sulle meeldib. Paljudel ei ole seda võimalust. No teatud mõttes ei ole. See on ilus soovitus. Aga see on ilus soovitus, väga paljud loomingulised inimesed teinekord pingutavad üle. Ja väga paljud saavad sellest lausest abi. On ja inimesi, kes ei saa. Noh, mis see kaevur saab sest abi või keda ma väga austan ja kes on lihtsama töötegijad. Aga ma just mõtlen niisuguseid loomingulisi inimesi, kes võtavad, ei oska ei öelda, võtavad vastu kõik, mis neile pakutakse, sest see on huvitav ja mõnes mõttes haarab ka ja nii edasi. Aga kui on vaja tervist, siis see peab olema esikohal igal juhul. No õpeta natukene, kuidas hoida seda head tuju. Ma saan aru, sina saad hästi palju head tuju sellega, et sa reisid, sa võtad rahulikult, eks ole, oma Hispaania või mingi soojama maa, eks ole, käid seal, päevitad, ujud, eks ole, see on üks asi. Aga teine asi, kui sa avad ükskõik mis uudistekanali, siis see on ainult õud, mis sealt praegu tuleb. Keeruline on mitte muretseda. Kui sul on sellega probleem, et sa oled pärast uudise kuulmist ikka väga endast väljas, siis leia võimalus seda uudist mitte kuulda. Et on olemas mingisugused niisugused soovitused ka, et nad õhtul lähevad magama ja siis mõtled, seda on vaja teha ja see on vaja teha ja siis mõtle ühe lause peale, mis on väga geniaalne lause, mida õpetas mulle üks väga arukas inimene, kas ta psühholoogide abil või kuskilt ta selle leidis, et mõtle selle peale, et kas see mõte, mis mind praegu segab magama jäämast, kas see mõte praegusel hetkel viib mind kuskile edasi? Ei vii. Isegi unne ei vii? Isegi unne ei vii, vaid segab mind. Siis katsu sellest mõttest vabaneda. Mõtle sellele, kuidas mesilane lendab õielt õiele ja kogub mett või mis iganes. Ja teine asi on muidugi see, et kui sind tõesti uudiste kuulamine viib endast välja, siis doseeri enda jaoks seda. Mina doseerin näiteks filme, on teemad, sõjafilme ma ei armasta. Löömafilme väga meeldib vaadata, kriminulle. Aga näiteks ütleme ajaloolisi sõjafilme, ma tunnen, et see häirib mind ja ma üritan neid vältida. Mina olen ka suur löömafilmide fänn, ei ole üldse märulite fänn. See on lavastus. Aga mulle meeldivad ka sõjafilmid, aga ma olen selle koha pealt sinuga nõus ja ma olen ka 30 aastat ajakirjanduses töötanud inimesena õppinud,
ma isegi nagu ei ole pidanud väga vaeva nägema, aga see kuidagi see kogemus on tulnud. Ma ei ava musti uudiseid. Ma väidan, ma ei ole siin, võtame need viimased kuulsad kohtuprotsessid, sisu on košmaar, õudus. Jah, ma olen pealkirjade tasemel kursis, eks ole, ma ei saa neist ju päriselt üle lugeda. Aga ma ei ole neid lahti teinud, mul ei ole seda, mul ei ole vaja seda. No aga sa käidki selle reegli järgi ja see on geniaalne. Ja seda reeglit, see on võimalik, eks ole, see on täiesti võimalik, jah. Et asjad, mis sind häirivad, jäta endast eemale. Et maailm sellest ei muutu, aga sinu tervis on selle võrra päästetum. Ütle mulle lõpuks, kas sa vahel vaikust ka naudid ja kus sa seda leiad? Tead sa, vaata nüüd on niimoodi, et vahel ma olen kodus jah vaikuses, sest ma olen ju elus kuulanud nii palju muusikat. Ja autos, eks ole, sa ju ise oled hästi intensiivne, eks ole, rääkija ja Discordi. Ja autos mulle meeldib kuulata uusi asju läbi teinekord, kui keegi toob mingi loo ja siis ma kuulan selle läbi ja autos on selleks minu jaoks hea võimalus, sa oled nagu kinnitatud sinna, aga et mul oleks kodus üks tugitool, kus ma naudin mingit muusikat või mul ei ole seda üldse tarvis, mul see muusika tuleb niikuinii igast kanalist, igalt poolt ja mõtteid arendab ja nii edasi ja nii edasi. Aga vaata see reis, nüüd ma natuke kaldun teemalt kõrvale, aga ma ikkagi tegelen selle reisi käigus oma reisikirjaga. See kogu aeg ilmub. See on Facebookis, see on minu Instagramis, pildid. Ma lavastan teinekord seal mingisuguseid olukordi, mingeid naljakaid olukordi, suhtlen inimestega, filmin selle üles ja siis vaatan, kui palju mul on kuulajaid, vaatajaid. Ja miks ma seda teen? Sellepärast, et ma olen ikkagi aktiivne tegelane, ma teen ikkagi pidusid korraldan, üksikuid valikuliselt. Hoiad ennast pildis lihtsalt? Ma hoian ennast pildis, sest enne oli ju siis, kui ma olin raadioprogrammis, siis olid suured ajalehed, leheküljed, et hommikuprogrammis see ja see. Seda enam ei ole, et nüüd on praegu ongi ainult Facebook, minu jaoks, ma olen väga rahul sellega. Sa hoiad pildis sellepärast, et sa saaksid tööpakkumisi. Tule meile 50% sellepärast, aga 50% on edevus. Küsimus oli, kas sa vahel vaikust ka vajad? Ei vajagi. Otseselt ei vaja, jah. Muidugi ma olen vaikne, kui ma metsa seenele lähen. Siis on see metsavaikus ja ma naudin seda ja linnulaulu ja teinekord ma keeran heli kuskilt maha, kui ma tahan midagi kuulata. Et see... Aga tänaval liigud sa ilma klappideta? Vahel, kui ma kuulan uudiseid, siis väga-väga harva, praktiliselt ei ole vaja. Tänaval see segab ka selles mõttes, et ikkagi... Tahad olla selles keskkonnas sees, eks ole? Ei, sa ju kuuled, see on ju liikluses on oluline, keegi sulle signaali kas või annab või et kõrvaklappidega ei saa, autos ei saa ka kõrvaklappidega sõites, sa ei kuule mootori häält, et kas seal toimub midagi või? Sa oled edev mees, ma loodan, et sa nüüd vastad mu küsimusele või ma saan küsimusele vastuse ilma eputamata ja ausalt. Mis tunne see on, kui sa oled laval, sinu ees on terve staadion, nagu sa enne ütlesid, ja see staadion laulab kaasa seda sama turvameest, kõik teavad neid sõnu, sa lihtsalt seisad seal ja vaatad ja see 10 000 inimest laulab sinu teksti kaasa. Mis tunne see on, mida artist sel hetkel mõtleb? Täpselt seda sama, mida mõtleb näitleja siis, kui estetuse lõpus tõusevad inimesed püsti ja plaksutavad talle. Et sa tunned, et sa oled tabanud otse naelapea pihta, mänginud õiget lugu õigel ajal. Inimesed laulavad kaasa, inimesed lähevad hoogu, sa ei saa kogu aeg hoida neid nii-öelda lõa otsas. Aga kui sa iga natukese aja tagant leiad midagi, millega sa suudad neid jälle uuesti üllatada, mida rohkem selliseid üllatusi, siis tuledki õhtul lavalt maha, sa oled küll väsinud, tantsinud ise kaasa ja tunned, et jalad on väsinud ja kõik. Aga see õnnetunne saadab sind kas või selle staadionilt koju sõidul ja see saadab sind veel järgmisel päeval ja minu üks soovitus veel, ärge meenutage seda, mis on halba juhtunud. Jube palju on need, seda inimest ma näha ei taha, sest ta tegi mulle kunagi halba. Ja ärge seda meenutage, vaid meenutage, katsuge olla kelgu peal nende asjadega, mis teid rõõmustanud on, kui tuju halb. Mõelge, et vaat sellel hetkel ma tundsin, kuidas rahvas laulis kaasa, ma laulsin turvameest, kui see kamp oli seal ja sa elad uuesti sellesse olukorda sisse. Aga see aitab jube palju, kui sa seda oskad, aga seda on vaja õppida. Sest inimlik on see, et sa mõtled, öösel ei saa ka magama ja miks ta ikka minuga niimoodi tegi ja ära mõtle midagi, sa pead pingutama selleks isegi, aga tee see ära ja sa ei kahetse.